Ja nüüd oleme jõudnud arhitektuuri juurde. Me tegime oma esimese järjestuse ja nii nagu arhitektuuri puhul ongi, see ei püsi üldse paigal, kui ainult pilte vaadata. Seega ongi maailmas vaja hästi palju ringi rännata, ise kohale minna ja vaadata, mis elamuse see konkreetne objekt linnaruumis ja selles kontekstis teile pakub. Ja õnneks on Eestis nii tohutult palju ehitatud, meie arhitektuur on väga kõrgel tasemel, seda räägivad kõik välismaa arhitektid, kes siia on tulnud, sattunud kas juhuslikult või spetsiaalselt tulnud vaatama arhitektuuri, nii et tegelikult olge uhked. Ja need tööd, mis nüüd viimastel aastatel on valmis saanud, me panime siin oma tabeli paika ja tegime siin niisuguse korraliku kodutöö ja ei hakanud vaatama lihtsalt sellest lähtepunktist, et meeldib ei meeldi või igav ei ole igav või huvitav ja ei ole huvitav. Me lähtusime sellest, milles arhitektuuris kõigepealt lähtutakse, et kõige olulisem on linnaruum. Kuidas ta sellesse keerulisse konteksti, kuhu maja on vaja mahutada, kuidas ta sinna sobib, mida ta linnaruumile juurde annab ja kuidas ta selles elama hakkab. Üks asi on see, kui maja seisab tummalt ja ta on nagu surnud, teine maja elab, nende vahel on vahe. Ja kui arhitekt tööle hakkab, siis tegelikult alustatakse asendiplaanist. Need esimesed kaks asja, linnaruum ja asendiplaan, ja nendest me alustasime siis kõikide objektide hindamist. Ja mis oli väga huvitav, need tööd, mis loksusid esimeses järjekorras selle kahe hinnangu järele esikohale, hakkasid tasapisu hoopis teise kohta nihkuma, sest hiljem tulid juurde väga olulised asjad, nagu põhiplaan. See on esimene professionaalsuse näitaja, kuivõrd elamisväärne on siis korteri keskkond, kuhu siis meie tulevane inimene, kelle jaoks me seda tegelikult projekteerime, et kuidas ta selles korteris ennast tegelikult tunneb. Lahendus korterite puhul on väga oluline. See, kui me selle punktini jõudsime, korrigeeris meie järjekorda uuesti ja päris palju. Kortermajade puhul väga oluline näitaja. Ja tänases masu tingimustes oli päris oluline asi ka suhtumine rahasse. Esiteks, kuidas on kasutatud tellija raha, mis on objekti maksumus, kui palju inimene selle korteri ostmisel välja käib ja kui nutikalt on osatud siis selle maksumusega välja tulla niimoodi, et maja ometi paistab kallis, kuigi ta seda ei ole. Ja teine, mis ei paista nii kallis, osutus erakordselt kalliks, lõpetades ruutmeetri hinnaga, ma ei julge isegi öelda. Nüüd meie tulemused. Nii, 3. koha andsime me sellisele majale, mis paikneb Tartus ja pealkirjaks on Tigutorn. Autorid on Vilem Künnapuu ja Ain Padrik. Ei ole. Teist kohta ei ole vist ka kohal. Nii, teine koht on meil samuti Tartu. Tartu on teinud meil väga suure hüppe. On Siili tänav number 6 maja. Arhitektid Thomas Buscher, Alfred Bramberger. Mõlemad tööd olid niisugused, mis linnaruumilises tähtsuses kukkusid peaaegu viimasele kohale. Neid ei olnud nii keeruline lahendada kui mõnesid teisi objekte, kuid mis hakkasid järjest kõrgemale tõusma, kui küsimuse alla tuli professionaalne plaanilahendus ja nii edasi. Ja esimese koha pälvis päris tugevalt punktide summana kortermaja Tatari 30, autor Martin Aunin, kaasautor Lauri Laisar ja sisearhitekt Hillar Mänd.
Sina oled Martin Aamine. Näe, Martin Aamine on koha. Nii, kõik käed. Palun. Palju käsi õnne. Palju õnne. Saada ka.